Tere hommikust, kallis kuulaja. Kell on 9:59 ning alustame peagi saatega Laiuse pärimus. Tänases saates kõneleme uuemast rahvalaulust ja peamiselt keskendume Laiuse alevikus lauldud lugudele. Laiuse alevik asub Jõgeva maakonnas Laiuse kihelkonnas, Laiuse mäekülje all. Eriti kaunis vaade avaneb üle 10 kilomeetri pikkuselt Voorelt. Laiuse kant on lisaks veel tuntud ka sealsete mustlaste tõttu. Mustlased jõudsid sinna 17. sajandil ja nii-öelda kohalik elanikkond ei võtnud neid väga hästi vastu, sest et elukombed olid väga võõrad. Ja prooviti neid siis mujale saata ja juhuse kombel siis koondati nad Laiuse valda. Aga sellest siis võib-olla täpsemalt kuskil mujal. Lisaks on Laiuse kant tuntud ka sealse ordulinnuse poolest ja selle tõttu, et Karl 12. viibis seal Põhjasõja ajal. Nüüd laulab meile Rabakülas elanud Elfriide Eller. Ta laulab ühest kaunist neiust Lillast, kes oli vangitorni pantud ja palus oma isalt siis abi, et kuule, et lunasta mind välja. Isal ei olnud raha, tütar ütles, kuule, sul on kodus 3 ruuna. Müü nad maha ja tõesti aita mind. Isal oli ruunadest kahju loobuda ja tütar ilmselt sinna vangitorni jäigi. Istus vangitornis, aeg oli igav oota. Lilla istus vangitornis, aeg oli igav oota. Nägi isad kõndimas seal kaugel mererannal. Nägi isad kõndimas seal kaugel mererannal. Kallis isa, armas isa, lunasta mind välja. Kallis isa, armas isa, lunasta mind välja. Kellega ma lunastan, kui mul ei ole raha? Kellega ma lunastan, kui mul ei ole raha? Sul on kodu 3 ruuna, pane üks neist pandiks. Sul on kodu 3 ruuna, pane üks neist pandist. Ei mina jäta oma ruuna, ennem jätan lilla. Ei mina jäta oma ruuna, parem jätan lilla. Laiuse külas tegutses 1913. aastast kuni 1990. aasta lõpuni kultuurikeskus või siis sealne seltsimaja. Ja kõige tegusam periood selles seltsimajas oli 1914 kuni 1934, mil lavastati seal näidendeid, operette ning tegutsesid laulukoorid ja puhkpilliorkester. Küll aga 90. lõpul otsustas toonane kohalik omavalitsus kulusid kokku hoida ning seltsimaja suleti. Tänapäeval on seda hoonet proovitud tasapisi siis kohaliku kogukonna poolt korrastada ning säilitada antud kultuurilist väärtust. Küla, kus on toimiv kogukond ja aktiivne kultuurielu, mis see muud ongi kui üks paradiis. Ja paradiisist laulabki meile taas kord Elfriide Eller. Paradiis Adamajal üks vaene ja patuta riik. Evasel Adamajal lubatud oli neil kõik. Üks õunappu seisis aias, mida ei puutuda õi, kuid Eva nii naiselik maias. Õuna, kui sihaldas ta, siis madu roomas nii salaja ja salaja Evale sosistas ta. Ära sina olja musta ja Adamalle pakuga, küll maitses siis Eva ja maitses ka mees ja maailm, see on nüüd patu sees. Kui vana jumal seda nägi, Adamal ja Eva läbi paradiisis elu läbi välja äti neid. Nüüd Adam läks välja kui vaene rändaja mees, kott seljas, kepp käes ja Evaga käsi käes ning laia maailma viis nende tee.
hulkast Aidla India paradiis on ainult unistus, kus viibib minu mõte siis, kui olen kirikus. Ajad kombed on palju muutunud ja minugi tunded on leidnud suunda. Moodsas maailmas elada, kuid tema munata siin küll läbi saa. Siin on uhked tantsusaalid, kinud, kohvikud, lokaalid, kenad naised ja peenriigi viin. Nüüd kui oled vaba, elu annab kõik, pakub kõik, kui vaid sa oskad nautida. Kust te selle laulu õppisite? Tallinnas 1944. aastal seal suures vana patareis merekaldal. Mis oli siis okupatsiooni ajal või? Jaa. Et sellise loo siis õppis Elfriede Eller Tallinnas 1944. aastal. Lisaks on Laiuse seltsimajast levinud ka sellised kuuldused, et maja suleti küllaltki järsku ning noored poisid käisid sealt siis majja jäänud asju omistamas. Näiteks leiti sealt üks kontrabass, millega siis rõõmsalt Kelgumäel liugu sai lasta. See, mis sellest kontrabassist järele jäi, sellest võime ainult oletada, aga järgmise laulu esitab meile Mõisakülas elanud Alma Avi ja laulab meile ränduritest. Meie oleme ka rändurid, ostame omale lendurid, rändame läbi ilma maa, et koerust tükka vaatama. Ükskord päris tõesti ennast keegi tahtis uputa, tema järel jättis mõne rea, et elust all ei enam pea. See jõgi oli sügav, noh vaevalt mõni toll, ei sinna ei upu ka kõige suurem loll. Oi, 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 vanad piigad püüavad naistega siin võistelda, metsas käia poistega ja teise naise meestega. Küll hull, mis siis, kui aga lendab lind, pikk nokk, kael kõver ja taga otsib sind. Vana tänava nuka peal kuuldab likka nuttu ja tema nutta värdast südamest ära lipsand peiukest. Mis sina tühja kurvastad, seda noortmest armastad, jalaga löö järeldal, sest neid kui vähke kivi all. Vaat sellised õpetussõnad siis Alma Avilt. Laulus mainis ta Vanatänava küla. Vanatänava küla asus Mõisakülast võib-olla maksimum 3-4 kilomeetrit eemal. Ning kes teab, võib-olla seal oligi siis mõni nukker neiu, kes siis oma poisi pärast kurvastas ja Alma siis sellest lauliski. Järgmine laululugu tuleb Vanatänava külas elanud Helmi Kaljulalt. Ta laulab samamoodi jällegi mõni kilomeeter eemal asunud külast, Ristimetsa külast. Kuulame aga nüüd, millest laulis Helmi. Seal Ristimets oli majake ja maja sees oli mannike. Aili ja maja sees oli mannike. Tema õmbles siidiniidiga ja õmblese kuldse raami peal. Aili, õmbles kuldse raami peal. Minu armuke läks reisima see suure aurulaevaga. Mina sõitsin talle järele see pisikese paadiga, kus ta hakkas maru möllama ja pani paadi tantsima. Järgmisena kuulame ühe laululoo Ristimetsa külas elanud Juhan Saarelt. Lisaks kaunile lauluhäälele oli Juhanil ka oskus mängida kannelt. Laululugu oli Suvine õhtu nii vaga. Oli suvine õhtu nii vaga ja taevas oli tähti täis. Seal Kuuramaa mägede taga mees algake salaja käis. Mees algake jõudis mea peale ja sinna tema seisatama jäi.
kõik seisis nii vait ja nii vaga, et mõõduvalt rääkida ei võinud. All Oorus on Nurma jõgi, seal säärab kui hõbedane vöö ja üleval raksatas mägi, seal verine võitluse töö. Ja sadamas kuulide rahe, raketid need valgustavad maad ja üleval aega on vähe, seal surmale vastu sa lähed. All Oorus kevade ilus ja ööbikud laulavad seal ja üleval püütakse elu, nii noorelt pead surema sa, nii noorelt pead jätma sa maha kõik seda, mis armastab rind ja mõtleb, et ei taha sind armastud kodumaa pind. Kõik lilled, mis oru peal haljad, maha langevad vikati ees, nii meiega võitluse väljal maha langeme kuulide sees. Sellise sõjamekiga loo laulis meile Juhan Saar. Järgmisena tutvume põgusalt Alma Avi lauldud looga Tuisu Jüril tõusis tuju. Alma Avi elas siis Mõisakülas ja peale seda, kui me oleme selle looga natuke tutvust teinud, on meil stuudios noored muusikud. Tuisu Jüril tõusis tuju, tahtis tuua naise koju, ai tere linna ja uhaha, viskas kingituse preele ja siis sõitis Kosja teele, ai tere linna ja uhaha, sõitis äia ukse ette, astus tütar telle ette, ai tere linna ja uhaha. Kõige enne toodi miili selle eest või jookse kiili, ai tere linna ja uhaha. Just äsja on jõudnud stuudiosse noored pärimusmuusikud Viljandi Kultuuriakadeemiast ning meil on suur au ja rõõm kuulata nende esituses lugu Tuisu Jüril tõusis tuju. Loo esitavad teile Brett Hiiop viiulil ja Romet Tallingu Eesti lõõtspillil. Head kuulamist! Tuisu Jürile tõusis tuju, tahtis tuua naise koju. Tuisu Jürile tõusis tuju, tahtis tuua naise koju. Ai tirevere tinna ja jauhaha, ai tirevere tinna ja jauhaha. Viskas kingituse teele ja siis sõitis Kosja teele. Viskas kingituse teele ja siis sõitis Kosja teele. Ai tirevere tinna ja uhaha, ai tirevere tinna ja jauhaha. Sõitis äia ukse ette, astus tütar telle ette. Sõitis äia ukse ette, astus tütar telle ette. Ai tirevere tinna ja jauhaha, ai tirevere tinna ja jauhaha. Selle eest või jookse kiili, ai tirevere tinna ja jauhaha, tirevere tinna ja jauhaha. Aga juuri karvane kui muri, nii kui silgu niskon leeni. Juuri karvane kui muri, nii kui silgu niskon leeni. Ai tirevere tinna ja jauhaha. Mannil kõverad on jalad, Annil käed kui reedalad, Mannil kõverad on jalad. Ai tirevere tinna ja jauhaha, ai tirevere tinna ja jauhaha.
on kätte jõudnud aeg, mil lõpetame kodukoha pärimuse saate. Tänases saates tutvusime põgusalt Laiuse aleviku kandis lauldud uuema rahvalauluga. Eetris oli Romet Tallingu ning ma soovin teile kaunist päeva jätku ning peatse kohtumiseni.